pikad nimekirjad, mida Eesti peab tegema, et vastata Euroopa Nõukogu ülikõrgetele inimõigusi kaitsvatele standarditele. Ja Eesti sai siis Euroopa Nõukogu liikmeks. Ja siis aastal 1995 esitas avaldusega Venemaa, kui ma õigesti mäletan, oli 95, ja 96 võeti Venemaa vastu. Vaatamata terve hulga tollase Euroopa Nõukogu liikmesriikide protestidele, Tšetšeenias käis sõda. Tšetšeenias toimusid räiged inimõiguste rikkumised, tapmised, sõna otseses mõttes massitapmised. Me kõik teame, mis Tšetšeenias toimus. Venemaa võeti Euroopa Nõukogu liikmeks ilma igasuguse grillimiseta. Ja nüüd, pärast kõike seda, mida me oleme näinud Gruusias, Krimmis, Ukrainas ja nii edasi, antakse Venemaale õigus täielikult võtta osa Euroopa Nõukogu tööst, mis ütleb, et tema kõige olulisem tegevusvaldkond on inimõigused. Ja me peaksime seda täiesti rahulikult tolereerima. Business as usual. Monitoorime, kirjutame raporteid, viibutame sõrme. Ma ei ole sellega nõus. Ma saan aru, et välispoliitikas nii tulipäiselt ei saa ja ei pea käituma, nagu üks erakond võib endal lubada. Aga meie erakonna seisukoht on väga selge. Venemaa ei vasta nendele rahvusvahelise õiguste standarditele, millede alusel antakse talle õigus rahvusvahelistes suhetes kaasa rääkida. Ja veel läheme ajalukku. Kui me vaatame, mis juhtus Rahvaste Liiduga enne teist maailmasõda. Sellest hetkest alates, kui Rahvaste Liit 1930. aastate algul hakkas silma kinni pigistama agressorriikide suhtes, kirjutas ta alla oma surmaotsusele. Praegu on sisuliselt minu hinnangul Euroopa Nõukogu oma surmaotsusele alla kirjutanud. See surm võib tulla pärast pikaajalist, rasket ja tüsistustega haigust. Aga see organisatsioon, mis rikub iseendale kehtestatud kõrgeid standardeid, on ebavajalik, on tegelikult moraalselt kahjulik rahvusvahelisele õigusele, liikmesriikide kindlusele, et see organisatsioon neid kaitseb. Ja sellisel organisatsioonil ei ole tulevikku. Ja seetõttu on meie seisukoht, erakonna seisukoht, antud juhul ma räägin erakonna esimehena, väga selge. Eesti peab midagi tegema, mis eristub sellest pehmest business as usual. Pigistame silma kinni, katsume heaga, silitame kätt, paitame pead, ärme läheme kurjaks, katsume ikka kuidagi kokku leppida. Sellega me ei jõua mitte kuskile. Keegi peab otsa lahti tegema ja näitama selgroogu ja ütlema, et see asi lõpeb siin. See on meie seisukoht. Ma tean, et meie valitsuspartnerid vähemalt hetkel seda seisukohta ei toeta, aga ma usun, et see on väga tõsine mõttekoht kogu Euroopa ühiskonnale tervikuna. Ja see peaks olema ka väga selge signaal Venemaale, et kuskilt maalt jookseb ikkagi piir. Selge on see, et Venemaa rikub jätkuvalt rahvusvahelist õigust. Ja meie hinnangul need alused, mis olid 2014, kui Venemaal hääleõigus peatati, ei ole mitte kuidagi ära langenud. Nüüd... Siseminister, ma palun reageerige massmõrvadele Eestis koheselt. Aktiveerige prokuratuur ja politseivõimud ja tõkestage mõrvad. Aitäh! Te olete ise öelnud, et abort on mõrv. Ja teil on ka valitsuses teine minister, kes seda on avalikus eetris öelnud. Ma palun koheselt reageerida. Aitäh teile.